Tere kõigile! Eesti Eest nädala uudised 141. saade. Vaatame üle lõppenud nädala kõige olulisemad teemad. Kuigi paljud eurooplased ei tea veel suuresti, mis EL-i digitaalne rahakott tegelikult on, alustab Iirimaa juba selle kasutuselevõtu järgmist etappi. Valitsus on käivitanud oma riikliku digitaalse rahakoti avaliku testimise ja konsultatsiooni faasi. See põhineb EL-i määrusel EIDAS 2.0, mis kohustab kõiki liikmesriike pakkuma sellist digitaalse identiteedi vahetust, gov.ie. Iiri rahakott lingitakse otse olemasoleva MyGovID kontoga. Tulevikus saavad kodanikud oma juhilube, sünnitunnistusi, tervisekindlustuskaarte, haridustõendeid ja muid ametlikke dokumente nutitelefonidesse salvestada ning neid digitaalselt ametivõimudele või erateenuse pakkujatele esitada. Hispaania hiljutine seisukoht illustreerib suurepäraselt seda, millest on saanud üks NATO suurimaid vastuolusid. Madrid soovib, et Euroopa looks oma relvajõud, mis on võimelised tegutsema Washingtonist sõltumatult, kuid Hispaania on järjekindlalt seisnud vastu NATO kavandatud kaitsekulutuste suurendamisele, oodates samal ajal, et allianss jätkaks kollektiivse julgeoleku tagamist. Hispaania pooldab taas Euroopa armee ideed, rõhutades samal ajal, et suudab täita oma NATO kohustusi ilma praktiliselt kõigi teiste liikmete poolt aktsepteeritud kulukohustusteta. Euroopa ei saa nõuda strateegilist iseseisvust ja samal ajal oodata, et keegi teine arve kinni maksab. Esmalt vestluse kontroll, seejärel digitaalne identiteet, nüüd algoritmid. See, mida Euroopa Komisjon praegu ette valmistab, müüakse kaitsena manipuleerimise ja desinformatsiooni eest. Ametlikult on tegemist läbipaistvuse, platvormide vastutuse ja tervema digitaalse ruumiga, kuid nende ahvatlevate terminite taga peitub järjekordne samm tsentraalselt kontrollitud teabekorralduse suunas, sest oluline küsimus pole enam see, mis kustutatakse, vaid see, mida üldse nähakse. See, kes kontrollib algoritmi, kontrollib ka avalikku diskursust. Miljonid inimesed saavad nüüd oma info Facebookist, Instagramist, Xist, TikTokist või YouTube'ist. See, millised postitused jõuavad publikuni, millised teemad kaovad ja millised hääled on vaevu nähtavad, ei ole enam ainult kasutaja otsustada, vaid ka algoritmi otsustada. Kui Brüssel hakkab üha enam dikteerima, kuidas need algoritmid peaksid toimima, luuakse ajaloolise tähtsusega võimuinstrument. Mõni päev tagasi teatati, et Briti tööpartei valitsus kavatseb kehtestada uue sotsiaalmeedia sulgemise. See lisab veel ühe reegli niigi üha segasematele ja lõppkokkuvõttes mõttetutele regulatsioonidele, mis reguleerivad Ühendkuningriigis sotsiaalmeediat. Alla 16-aastastel on juba täielikult keelatud interneti kasutus ning seadmetes aktiveeritakse automaatselt alastuse tuvastamine. Nüüd kehtestatakse alates südaööst 16 ja 17-aastastele sotsiaalmeedia blokk. Ning selle maailma sõjad lähenevad meie igapäevaelule, mitte tingimata Euroopa linnadele langevate rakettide kaudu, vaid selle kaudu, mis võib peagi nähtavaks saada supermarketite kassas. Samal ajal kui Venemaa avaldab survet Ukraina ekspordi infrastruktuurile, mida sageli nimetatakse Euroopa leiva kühvliks, raputab sõda Iraani pärast samaaegselt üht maailma tähtsamat energiaarterit, Hormuzi väina. Need arengud peavad olema omavahel seotud, sest kui üks maailma tähtsamaid teravilja tootmispiirkondi ei suuda enam oma tooteid usaldusväärselt eksportida ning samal muutuvad energia, väetised, transport ja kindlustus tohutult kallimaks, tekib ohtlik ahelreaktsioon. Ukraina põllumajandusnõukogu andmetel, nagu Reuters teatas, on Ukraina Musta mere sadamad hiljutiste rünnakute tagajärjel kaotanud umbes kolmandiku oma teravilja ekspordi võimsusest. Kuu võimsus on langenud umbes 6 miljonilt tonnilt 4 miljonile tonnile. See on Ukraina jaoks palju enamat kui lihtsalt majandusprobleem. Riik on nisu, maisi ja taimõli peamine eksportija. Ukraina põllumajandussaadusi eksporditakse Euroopasse, Aasiasse, Põhja-Aafrikasse ja Lähis-Itta. Põllumajandus on ka üks olulisemaid Ukraina ekspordi tuluallikaid. Eesti Eest portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumatu ainult kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestiest.com-i Mihkel Johannes Paimla EE 4077 0077 1008 4965
4, 7, märksõna ülekanne. Ülekande tegemise võimalusi näete nii saate jooksvates tiitrites kui ka päris lõpus. Saatekavast siis nii palju, et kohe pärast meie nädala uudiseid kell 14.10 on 5-9 osa nartsissistide käitumismustrite kohta. Nendest asjast räägib üks naisterahvas, keda te olete 2 nädala jooksul näinud ja homme on viimane osa, mida siis ka näitame järgmisel pühapäeval ükskord veel ning pärast seda kell 15 vandenõude analüüs juuni 2026. Kes Patreoni jälgivad, need said juba seda näha alates neljapäevast reedest. Meie tänaseks lõpetame, kohtumiseni nädala pärast.